Nüüd aga vaatame lemmikule suhu ja uurime, mida ette võtta, et koera või kassi hambad oleksid terved ja puhtad. Tere, Marika! Millised on lemmikloomade kõige sagedasemad suuprobleemid? No kõige sagedamad probleemid on ikkagi sellised, mis seotud hambakatuga ja hambakiviga. Ja seda esineb nii kassidel kui koertel. Kuidas ma aru saan, et minu koeral on hambakivi ja hambakatt, on need erinevad asjad? Need on täiesti erinevad asjad tegelikult. Hambakatt on siuke pehme ja seda saab puhastada. Hambakivi enam puhastamisele ei allu ja ta jääbki sellisena hammaste peale ja sellega tegelikult nagu suurt ei ole midagi teha. Ise see hambakivi ei ole nagu, ei tekita põletikku, kuigi ta on väga hea keskkond bakteritele, mis võivad juba tekitada igasuguseid probleeme igemetega ja hammastega kuni välja langemiseni ja paradontoosile. Kuidas ma oma koeral seda üldse või kassil üldse näen, et tal mingi hambaprobleem on? Kõige sagedasem siuke tundemärk on halb hingeõhk, et koerale või kassil tuleb suust siukest väga halba lõhna ja siis, mis veel võib olla, siis hambad muutuvad siukse kollakateks, eks ole, ja kui on juba põletik tekkinud, siis võib esineda ka veritsust ja hammaste väljalangemist ja mida iganes. Mis sagedased mured need üldse lemmikloomadel on? Väga sagedased. Mis ma siis tegema pean, kui mu koeral nüüd või kassil hambakivi või hambakatt esineb? Tuleb hambaid kindlasti algusest peale juba hakata puhastama nii kassidele kui koertele, et inimesed pesevad hambaid tavaliselt 2 korda päevas ja nad pesevad selle hambakatu nagu maha, aga koeral ja kassil peale igat söögikorda tekib see hambakatt. Kui seda mitte eemaldada, siis sülje sisaldab mineraalsoolasid, mis lähevad nagu kokku selle hambakatuga ja siis tekibki see hambakivi. Ja seda tuleb siis, hambakivi tavaliselt eemaldatakse kliinikus narkoosi all, aga hambakatuga me saame väga hästi ise hakkama, et on olemas spetsiaalseid toite, mis on dentaltoidud, mis aitavad ka seda nagu eemaldada. On olemas igasuguseid hambapastasid, aga on olemas ka väga tõhus vahend nagu plaatinumigeelid ja spreid. No mis tooted need sellised on? Mida teeb üks hambakeel? Hambakeel ongi see, mis aitab lahustada hambakattu ja hambakivi ja hoiab uuesti tekkimist ära. Seal sees on eeterlikud õlid ja nemad aitavad nii lagustada seda hambakattu ja hambakivi ja kui on juba põletik, siis nad aitavad ka leevendada seda põletikku. Ja see sobib nii kassidele kui koertele. On olemas seda klassikut, mis sobib nii koertele kui kassidele, aga just lõhega, ehk siis salmon on mõeldud pigem ikkagi kassidele, kuna see on siuke hästi hea lõhe maitsega ja kassidele väga meeldib. Seda tuleb siis hammaste peale tagant ettepoole niimoodi määrida iga 2-3 päeva tagant ja 30 minutit enne ja peale seda peab koer olema söömata, ehk siis ei tohi süüa ja juua. No hambakeel ja sprei on siis sellised nii-öelda ennetavad vahendid, et sellega sa ikkagi seda juba tekkinud hambakivi või kattu siis nagu välja ei ravi? Hambakattu saab eemaldada sellega, aga hambakivi, see aitab küll natuke nagu ladustada seda ja ära hoida, aga kui on juba suured probleemid, et hambakivi on juba olemas ja siis on suur oht, et tekib see bakteriaalne põletik, mis võib mõjuda ka isegi siseorganitele, näiteks südamele, need bakterid võivad sealt vereringesse minna ja siis tuleb midagi kindlasti tõsist ette võtta, ehk siis hambaarsti poole pöörduda. No mida ma veel oma lemmiklooma hammaste terviseks ise ära teha saan? Võib anda igasugused, nagu ma juba mainisin, spetsiaalselt dentaltoite ja siis on olemas ka maiused, mis on ka mõeldud ju spetsiaalselt hammastele. Ta on siukse struktuuriga, mis aitab hambaid puhastada. On ka spetsiaalseid mänguasju, mis on mõeldud spetsiaalselt närimiseks ja hammaste puhastamiseks, et neid on väga suur valik. Muidugi väga hea, et oleks see sprei või keel alati kodus käe pärast võtta, sellepärast et see on tõesti nagu teaduslikult niimoodi uuritud ja tõestatud, et see mõjub ja see on alati omanikule abiks.